Tere päevast! Mina olen Ulvi Rand, olen Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht eelkõige. Aga ma tahaksin tänada Eesti Kultuuriseltside Ühingut üldse selle võimaluse eest natukese rääkida Veljo Tormise Kultuuriseltsi ja üldse vabaühenduste tegemisest ühingutega, millega mina seotud olen siin Põhja-Eestis. Eelkõige jah, kõige tähtsam osa on meil Veljo Tormise Kultuuriselts. Siis ma olen ka veel Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu esinaine, et ka selle ühinguga MTÜ-ga olen ma seotud ja olen ka Eesti Rahvamajade Ühingu niinimetatud nõukojas ehk Harjumaa esindaja. Et vabaühendustega täiesti seotud ka juriidilisel plaanis. Aga jah, et Veljo Tormise Kultuuriselts on koduna, tähendab tema kodu on Kuusalu rahvamajas, kes seda ei tea, ja miks Veljo Tormise Kultuuriselts Kuusalu rahvamajas. Veljo Tormis on sündinud Kuusalu vallas 1930. aastal Aru külas Kõrvaia talus. Ja Veljol endal tuli see meeletu mõte või see tahe ja soov 1997. aastal enda nimelist seltsi just nimelt Kuusalu rahvamajas luua. Ju selleks olid siis teatud kokkulepped olemas ja niimoodi ta oligi, et meie algusaasta on 1998 juriidiliselt, et niimoodi ta äriregistris kirjas on. Et nad alustasid seltsi 3 liikmega. Tänaseks päevaks on seltsi liikmeid 47. Meid on olnud ka siin, ütleme 10 aasta vanuses on olnud ka sellised hiilgeajad 75 liiget ja mõni peale, mõni alla, aga tänasel päeval jah, on meil 47 liiget. Paljud küsivad, et kuidas on nagu vanuseline jaotumine või kuidas on, et tegelikult võime nii öelda, et 2/3 meie liikmetest on 50+ ja 1/3 on 50- vanust. Nii et eks paljud need, kes siin 25+ aastat tagasi alustasid, mõni on lahkunud taevastele radadele ja kõik meie väärikad ja eakad on kenasti meie seltsiliikmed edasi oma nõu ja jõu ja abiga ja tegelikult, kui aus olla, siis meil on ikkagi selliseid väga aktiivseid ja tegusaid ja igapäevaselt kaasalöövaid liikmeid võib öelda, et on selline 25. Et kelle poole alati võib pöörduda ja tegelikult on see protsent nagu väga hea. Et me oleme Kuusalu vallas tegutsev kultuuri MTÜ. Me oleme natukene erilised, võib öelda Eesti mastaabis üldse. Et meil Kuusalu vallas on 9 küla- ja seltsimaja, et meie ühe tegevusena haldame Kuusalu rahvamaja. Ja Kuusalu vallal endal on ainult üks kultuuri allasutus ja see on Kolga muuseum ehk kogukonna muuseum, mis paikneb Kolga mõisa valitsejamajas. Ülejäänud kultuurikorraldus on kõik antud meil vabaühenduste ehk MTÜ-de kätte. Et meie küla- ja seltsimajad haldavad siis MTÜ-d. Nende karbikulud maksab Kuusalu vald. Et see on nagu äärmiselt tore, et meie Võrkküla valla on nagu kaetud meie külajade ja seltsimajadega. Ja mis on veel hästi positiivne on see, et meil vabaühendustel on võimalus teenida ju renditulu. Ja seda renditulu meil Kuusalu vald meie käest tagasi ei võta. Et seda loob ka selle situatsiooni, et kui me oma projekte kirjutame või taotleme või teeme, siis sellised väikesed majaga seotud parendamised või asjad me tegelikult saame ka kaetud rendituludest, mis on ka täiesti normaalne, kui see ei ole suurem ettevõtmine ja iga väiksema, ütleme, taotlusega me ei pea ka omavalitsusse minema. Et meil see annab meile piisavalt suure vabaduse. Ütleme otsuste üle, võib öelda, et me võib-olla oma lepingutes ei ole seotud valimistest valimisteni, vaid tegelikult me oleme rohkem, ütleme laulupeost laulupeoni või tantsupeost tantsupeoni. Et see annab meil ikkagi pikas plaanis sellise suurema sisu ja suurema mõtte ja vabaduse. Et te küsite, et karbikulu annab vald, aga kuidas siis ülejäänud palgaga on või kuidas te nagu niimoodi toimetate?
et jah, Kuusalu vallas on nii, et minu palga suuresti annab Kuusalu vald, kuna Kuusalu rahvamaja on keskne rahvamaja ja tegelikult me toimimegi paljus omas rahvamaja halduse tegemises nagu valla sihtasutus või allasutus. Et sellepärast minu palk tuleb Kuusalu vallast. Meil on ka veel väikese osakoormusega majas perenaine ja on ka veel Kolga küla seltsil on üks selline miinimumpalgaga töökoht ja Kolga aleviku Kolga seltsimajal on väikese summaga lihtsalt üks töötaja, kes on selline sümboolne summa. Ja ülejäänud küla ja seltsimajad toimivad kõik õhinapõhiselt, kogukonnapõhiselt. Et ja sellest on muidugi palju küsitakse ka, et kuidas te nagu üldse siis toime tulete. Et meil näiteks Veljo Tormise kultuuriseltsiga on ikkagi see lugu, et valla, ütleme, palgafond, mis meile tuleb, annab meile ikkagi selle toe, et muidu me peaksime teistmoodi toimetama. Et kui me projektidesse läheme, siis paljudes projektides ka küsitakse, et kui suur on avaliku raha kasutamise osakaal. Veljo Tormise kultuuriseltsil on see ümmarguselt kogu aeg 90%. Et paljud võivad küsida, et miks see nii suur on. Et meie alluvuses on ka katusorganisatsioonina oleme me 9 rahvakultuuri kollektiivile, kelle kõik laulu- ja tantsupeo toetuse rahad menetletakse läbi meie. Nad kasutavad kultuurkapitali projektide jaoks meie niinimetatud Veljo Tormise kultuuriseltsi kui juriidilist ühingut. Et ja ikkagi meie suured liideriprojektid, mida me aeg-ajalt teeme ka kogukonna parandamiseks sellistest pehmetest meetmetest, et jah, et projektidega tuleb meil sisse või avaliku rahaga 90%. Et 10% on see, mille me siis ise teenime oma tegevusest või tuludest, aga ega meil selleks suurt palju aega ei ole. Aga Veljo Tormise kultuuriselts eelkõige võib öelda, et toetub 3 vaalale. Esimene vaal on võib-olla see kogukonna maja ehk Kuusalu rahvamaja haldamine, kõik see, mis Kuusalu rahvamajas toimub. Teine on Veljo Tormise pärandiga seotud tegevused ehk 2020. aastal me avasime Veljo Tormise virtuaalkeskuse Veljo 90. sünniaastapäevaks. Et võin ka jagada seda, et ta paikneb lehel veljotormis.com, et kes just ei tea, et sinna võib minna uudistama ja vaatama, et sinna me oleme hästi palju tegevusi juba ka digitaliseerinud ja teinud, kuid praegul hetkel on meil jah, et nähtavus on seotud arendusega eelkõige ja arendusrahade taga, et ootame ühesõnaga arenduse jaoks, et meil avanevad paremad võimalused ja projektid ja on ka 2026. aastal meil üks, ütleme, annetuskampaania tulemas, et ja muidugi Veljo Tormise virtuaalkeskuse lehe lõpus on ka võimalus, kus on annetuskonto, kuhu on võimalus ka annetada. Et meie oleme ka tulumaksusoodustusega MTÜ, et MTÜ-dele kes, ütleme, sellistes avalikkusele suunatud tegevustes enamasti tegutsevad, tasub seda maksusoodustust maksuametilt nagu taodelda. Et see annab annetajatele võimaluse annetusega teenitud raha, see topeltmaksud nagu tagasi saada. Et see on selline. Ja eks meie väljund suuresti, ütleme see, mis me avalikkusele oleme suuremas plaanis Eestis või ka rahvusvaheliselt nähtav, on ikkagi seotud Veljo Tormise virtuaalkeskuse tegevustega. Et 2025. aastal me Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva juubeliürituste raames kutsusime ellu Veljo Tormise võistulaulmise nii Eestis kui ülemaailmse ja me ei osanud seda uneski näha, et see nii populaarseks osutub. Et meile laekus sinna 90 võistlustööd nii välisriikidest kui ka Eestist olid välisriikide esikolmik oli meil Šveits, Taiwan ja Prantsusmaa.
ja Eesti osalejad olid siis jagatud siis professionaalseteks esitajateks ja amatöörideks ja sealgi väga põnevaid esitusi, et tasub meie Veljo Tormise virtuaalkeskuse sündmuste lehele näiteks minna ja vaadata ja uurida ja puurida või ka kas või uudiste alla, et mida meil toimub. Uudiste alla on ka ajaloos ja kõik pikemad jutud saab sealt ära lugeda, et seal me oleme teinud ka selliseid pressiteateid ja erinevaid artikleid, mis on ajakirjanduses avaldatud, et seal on nad avalikud. Et ja et kas me ka jõuame Eestist väljapoole natuke ka väliseestlasteni, et meie, kuna meid toetab ka läbi projekti Kultuuriministeerium, siis me Veljo Tormis 95 raames võtsime ühendust meie kultuuriatašeedega ja nii jõudis ka Veljo Tormis 95 natuke rohkem ka laia maailma ja toimusid meie laulusummad küll teisel pool ookeani Ameerikas ja Soome, et, et see on vägev ja ka Eestis me üritame laulusummadega jätkata. Et eelmisel aastal oli ta Tartus, enne seda Tallinnas ja ka Kõrveaial, et Veljo Tormise sünnikodus igal aastal, kui vähegi võimalik, siis meil niinimetatud aastas korra koguneb meil Kõrveaia koor, et kes võib-olla Veljo Regilaulu natukene õpib, laulavad ka need, kes muidu laulmisega üldse ei tegele, kes väidavad, et nad laulda ei oska. Aga jah, selleks tuleb Kõrveaiale kohale tulla, et me kutsume jah alati inimesi Veljo sünnipäeva paiku, mis on 7. august, Veljo Tormise sünnikoju ja sünnikoju omanikud Andres ja Janne Nurja, et hetkel tähendab see sünnikodu on eravalduses, et sinna Veljo sünnipäeva paiku kindlasti on võimalus inimestel tulla ja üritusi me seal ka korraldame. Et ma tahaksin tuua, ütleme, kultuurikorralduslikult, miks on veel hea, ütleme, et kui omavalitsus usaldab vabaühendust ehk meil öeldud Veljo Tormise kultuuriseltsi, siis meil on hästi aktiivne meie ettevõtjatega koostöö. Et ma võin tuua näiteks näite, et kui Kuusalu rahvamajana on ta ehitatud 1905, et kui Kuusalu rahvamaja sai 2020. aastal 115-aastaseks, siis meie puitmaja ehitaja Nordic House kinkis meile Kuusalu rahvamajale uue lava. See tähendas seda, et vald rahastas materjali, aga reaalselt 3 nädalat ettevõtte inimesed ehitasid meile rahvamajale lava ja selle eest nad kogukonnalt ega omavalitsuselt sentigi raha ei tahtnud. See oli nende kingitus Kuusalu rahvamajale ja seekaudu ka Kuusalu kogukonnale. Et võib olla, et omavalitsustele kindlasti sellise kingitusi ei tehta, et omavalitsus on ikka majanduspõhine ja võib-olla see määratlus on natukene teine, et jah, et selles suhtes on see vorm, et kui üks vabaühendus on võtnud mõne omavalitsuse hoone hallata või omavalitsus on ka seda usaldanud, siis võib olla, et seal on majanduslikult ka suurem kasu sees. Et ka rääkimata näiteks Kuusalu rahvamaja trepist, mille meie seltsiliige, kes on arhitekt, on projekteerinud ka niimoodi, et selle eest raha ei ole makstud, aga kõikide nõuete ja litsentsidega on see kaetud. Et niimoodi kogukonnaliikmed ja ühingud ja ettevõtted tegelikult panustavadki ütleme kogukonda tagasi, et seda võib nii öelda. Et meie Kuusalu rahvamajas on 9 rahvakultuuri kollektiivi, kes ka panustavad ju maja parendamisse, et tähendab 2025. aastal Kuusalu valla kaasavast eelarvest võitsime niinimetatud Kuusalu rahvamaja värvimise ja kuna eelmisel aastal oli ilm nõnda vihmane, siis see värvimine võetakse ja teostatakse sellel aastal. Et siis kõik meie ringid tulevad meile lõbusalt rahvamaja värvima, et 15 aastat tagasi sai seda nõnda moodi tehtud ja sellel 2026. aastal ka kindlasti.
et võib öelda, et jah, kohalike ettevõtjatega meil on tihe koostöö, meie rahvakultuuriringid käivad nende sündmustel esinemas, kui on vaja tantsida või laulda, siis nad meie poole pöörduvad, et heal meelel. Meil on, võib öelda jah, et Kuusalu vald on vabaühenduste vald, et meil on registreeritud 200 pluss vabaühendust, võib öelda, et me aktiivset koostööd teeme nendest 30-40-ga, et sinna kuuluvad nii noorteorganisatsioonid, meie kogudused ja meie seltsid, kes omavahel tihedalt koostööd teevad, et üksi me ikkagi nii ägedaid sündmusi ei korraldaks. Et näiteks nädala pärast, 6. veebruaril oleme me Kolgaküla rahvamajas, et seal koostöös Kolgaküla seltsi Kuusalu valla Veljotormise virtuaalkeskusega korraldame Kuusalu kihelkonna ajalookonverentsi, et olete kõik oodatud, leiate selle, et jagan teile ka siit korraks seda pilti, et võite Visit Lahemaa lehe pealt Kuusalu valla sündmuste alt leida, et Kuusalu kihelkonna ajalookonverents, mis räägib Põhja-Eesti identiteedist. Et selle jaoks on täita lühikene ankeet, et sinna registreerida ja üritus on tasuta, kuna seal on erinevatest projektidest rahastus peale küsitud. Et jah, võib olla, et kui te nagu näete ka sellest väikesest põgusast tutvustusest, siis me hästi palju oleme ikkagi projektipõhised. Me ka Kuusalu vallast vallaüritusi, mis vald meie käest tellib või leiab, mida oleks vaja korraldada, siis need üritused kõik lähevad avalikule konkursile, millele Kuusalu valla korra järgi vabaühendused, kellel on soov, siis oma visiooni ja projektiga esitavad ja siis selle põhjal leitakse see korraldaja parematest valikutest, et need on meil Kuusalu vallas on viimastel aastatel olnud valla tähtsündmus ehk Lauritsapäeva pidustused, mis meil augustis toimuvad augusti alguses, et Lauritsapäev on 10. august ja meil on Laurentiuse kirik. Siis on Kuusalu valla laululapsevõistlus, mõnikord ka Eesti Vabariigi tähistamise sündmused, et sellel aastal Eesti Vabariik 108, aga korraldab seda vald sel korral ise, aga meie oleme Veljotormise kultuuriseltsiga neile partnerid, kuna üritus toimub Kuusalu rahvamajas 23. veebruaril, et sündmus on ka juba avalik. Ja valla sünnipäev, et mida me oktoobris peame, et need on need põhilised üritused ja ülejäänud sündmused, mis vallas toimuvad, on suuresti ikkagi projektipõhised. Meil on selline ühekordne kogukondade toetamise meede, millest saab 2 korda aastas raha taotleda. Ja seda võimalust ikkagi kasutatakse nii kogukonna arendamisteks kui oma projektide kaasrahastamiseks, kui on tegemist suuremate projektidega, sportimise võimalusteks, et seal on ja kultuuritegevusteks, et need korrad on niimoodi, aga jah, me oleme kõik avalikus rahas oleme põhimõtteliselt projektipõhised. Ja eelkõige Veljotormise kultuuriselts ikkagi, me kirjutame kõige rohkem Kultuurkapitali, kuna me oleme Veljotormise pärandit hoidev ja propageeriv ja MTÜ ja meie rahvakultuuri kollektiivid tegelevad rahvakultuuri laiemas pildis erinevate võimekustega. Samamoodi me kirjutame kohaliku omaalgatuse programmi, kui on investeeringuvajadus, väiksem investeeringuvajadus või meil on koostöökohad erinevate MTÜ-dega ja loomulikult kõige hetkel suurem rahastus ikkagi tuleb, kust on võimalus küsida, on meie liiderrahastus, et me oleme arenduskoja piirkonnas ja kui meetmed avanevad, siis on võimalus ka neist küsida, et näiteks 2024-2025, et oli meil siin Kuusalu meeskoori upitamise projekt, võib öelda liiderist, et mehed hakkame rokkima ja võib öelda, et selle projekti tulemusena Kuusalu meeskoor on 2026. aastal tegus, nad on 7-liikmelisest, kes nad olid 2024. aasta alguses, võib öelda, kasvanud tänaseks 20+ meeskooriks ja nende vanuseline
vanuseline kuuluvus võib öelda, et on ikkagi nooremapoolne, mitte vanemapoolne. Et selles suhtes see projekt väga õnnestus ja võime mis ka öelda, et olime ka nomineeritud 2 aastat Harjumaa liiderprojektide aastasündmustena, aastaprojektina, et nii 2024 kui 2025 selle projektiga. Et jah, koostööpartneriks oli meil siis ka Kolga muuseum ja Kuusalu kroonika, et see kontsert on Kolga muuseumi varadest kõigile kättesaadav ja kellel on huvi, siis sealt saab seda vaadata või kuulata. Et võib öelda ka niimoodi. Et tooksin ka natukene võib-olla siia Harjumaa kultuuri, et kuna ma olen Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu juhatuses ja sellel perioodil ka esinaine, siis Harjumaa on selles suhtes õnnelik, et ka meie ühing 2025. aastal tähistas oma 20. hooaega ja et me oleme koondanud Harjumaa kultuurikorraldajad ühise katuse alla. Ja me võtame endaga ka alati meie tegevustesse kaasa ka Tallinna kultuurikorraldajad. Et Tallinna kultuurikorraldajad on äärmiselt rõõmsad, et Tallinn on ju ka Harjumaa, et me jagame enda väljasõite oma tegemisi ka Harjumaa ja Tallinna kultuurikorraldajad, et oleme just nüüd ka sõitmas neljapäev-reede Tartumaale, et tuleme Tabiverre Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustussündmusele 8 ja järgmisel päeval oleme Tartumaa kultuurikorraldajatega sellisel ütleme motivatsioonipäeval, et vaatame, et kuidas Tartumaal kultuuri korraldatakse ja lähme õpime kolleegidelt ja jagame oma praktikaid, et see on äärmiselt tore, et meid Luunja kultuurikeskus ja erinevad ühingud seal vastu võtavad. Ja see annab alati meile sellise mõnusa, ütleme, ühise infovälja. Me jagame hästi palju igapäevases töös oma praktikaid, me jagame ka tehnilisi kontakte, me jagame esinemiseks kontakte. Me ütleme, et me ei pea kõike ise leiutama, et meil on mõnusalt kinnine Facebooki grupp, võib öelda, kus kohas me esitame küsimust ja tavaliselt alati mõni kolleeg vastab sellele küsimusele 5 minuti jooksul ja me oleme sellest, ütleme, koerast üle saanud ja tegelikult selle lahendusega tavaliselt ka sabast üle saanud, nagu öeldakse. Et võib öelda jah, et Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit on Eesti mastaabis üks väheseid, et on ka Tartumaal selline ühendus ja on Pärnus nüüd vist ja nüüd ka loomulikult üle Saaremaaline Saaremaa, eks, et millel on üks kohalik omavalitsus. Aga jah, et me oleme Harjumaal selle üle äärmiselt rõõmsad, et meil Kultuurikorraldajate Liit on ja vabaühendusena ta toimib ja meie info hästi liigub ja me omavahel teeme hästi tihedalt koostööd. Et nii Lääne-Harju kui Ida-Harju läbi selle ühingu me saame, ütleme nagu kokku, et kuna Harjumaa on hästi suur ja lai ja meil on ju palju liikmeid ja palju maju ja palju tegevusi ja tegelikult ühistransport ühest otsast teise käi, et me ikkagi peame, ütleme, vahepeal ümber istuma või ütleme, see võtab ikkagi aega, aga jah, läbi nende ühingute me viime ka oma seminaripäevasid erinevatesse Harjumaa otstesse või ka Tallinnasse, et sellel aastal oleme 22. aprillil, teeme seda hoopis Pirita Vaba Aja Keskuses, et oleme Tallinnasse roninud, öeldakse niimoodi ja kõik on sinna oodatud, et jälgige siis reklaami, et kes vähegi huvituvad sellest. Et võib-olla ka natukene lisaks, et mis on tulemas, et Veljo Tormise kultuuriseltsi poolt loomulikult meie koostööprojektid, et meie sai ka juba mainitud 6. veebruari Kuusalu kihelkonna ajalookonverents Kolga küla rahvamajas, siis üks suurimaid üritusi, mida meil Kuusalus tehakse, on Põhja-Eesti suurim laat ehk meie Kuusalu mailaat, mis Kuusalu rahvamaja ümbruses toimub, mida me teeme koostöös Kuusalu külade ühinguga, et nemad on põhikorraldajad ja meie partnerid sellel puhul. Siis kindlasti tasub silm peal hoida Kuusalu lauritsapäeva sündmustel, et
seal 6., 5., 7. augustist alates erinevaid sündmusi üle Kuusalu valla on ja kindlasti 10. augustil ka Kuusalu kirikaias ja kiriku ümber ja kirikus toimuvad lauritsepäeva sündmused. Ja muidugi Tormis kõrveaial, et 2026 saame kindlasti kokku 7. augustil helilooja Veljo Tormise sünnipäeval ehk tähistame sünniaastapäeva koos ja sinna sisu me praegul hetkel loome. Ja Veljo Tormise kultuuriseltsiga 2026, et me oleme alustanud juba ka sihiseadmist Veljo Tormis 100-ndani, et mõtestame neid tegevusi ja oleme ka juba alustanud natukene visuaalse identiteedi ja märkide loomisega, et kuidas Veljo Tormis 100 võiks välja nägema hakata, millised on meie paremad ja hullemad ideed või niinimetatult metsikud ideed. Aga kindlasti tuleb uuesti võistulaulmine. Loodame siin alustada kampsunite kudumise aktsiooni koos Eesti Käsitööliiduga ja neid mõtteid on veel ja küll, et tasub hoida uudistel silma peal. Ja loomulikult me tunneme väga rõõmu sellest nendesse ühingutesse kuulumise üle ja ka selle panuse üle, et eks me natukene sellised vabaühenduse hullud oleme, kultuurihullud ka, ja tegelikult on inimesed olnud meie vastu äärmiselt lahked ja me tegelikult väga naudime oma tööd ja oma kuulumist ja oma kogukond ja me hindame neid väga kõrgelt ja loomulikult me hindame ka kõrgelt usaldust, mida meile erinevate tegevuste kaudu küll teised ühingud ka võimaldavad. Aga võib-olla jätame selle väikese esimese tutvustuse või kolleegilt kolleegile või kultuuriseltside ühenduse inimeste kogemuspäeva jagama Kuusalu kroonikafilmi episoodi, milleks on Kuusalu rahvamaja 120, et ma panen selle siin mängima. Aitäh, meil on 3 minutit ja 30 sekundit, võib-olla jõuab täpselt ära. Olen Ulvi Rand, Veljo Tormise kultuuriseltsi tegevjuht. Ja kuna Veljo Tormise kultuuriselts haldab ühe tegevusena ka Kuusalu rahvamaja, siis ma olen niinimetatud ka Kuusalu rahvamaja perenaine. Kõik, mis tänasel päeval Kuusalu rahvamajas toimub, on ka ühel või teisel moel seotud Veljo Tormise kultuuriseltsiga. Aga eelkõige selle maja ajalugu ja selle maja au kuulub Kuusalu inimestele, Kuusalu kihelkonna inimestele. Et 1905 aastal Kuusalu karskusselts Seeme ehitas Kuusalu rahvamaja. Et küll väiksemas mahus, kui ta tänasel päeval nähtav on, et 1938 tuli saali osa, kus me praegu viibime ja 2007 valmis meie maja galerii ja teise korruse tiib. Et see oli juba Priia ja Veljo Tormise kultuuriseltsi valla poolt veetud programmi alusel. Tänasel päeval Kuusalu rahvamaja on väga tegus maja, et meil on igapäevaselt majas 9 rahvakultuuri kollektiivi, kelle koduks on Kuusalu rahvamaja. Et meil on väga rikas traditsioon siin rahvakultuuri viljeleda. Lisaks sellele on meil Kuusalu rahvateater, kes on vanem kui Kuusalu rahvamaja ja arvata võib ka ja teadaolevalt oli just Kuusalu rahvateatri trupp see, kes ka kohe 1905 uude ehitatud majasse sisse kolis ja hakkas oma proove siin tegema. Et maja on olnud kogu aeg rahvakasutuses, siin on olnud esimese vabariigi ajal ka kodumajanduskool, on tehtud erinevaid kursusi perenaistele ja küll priitahtlikele pritsimeestele. Nõukogude ajal oli ta nii nagu ikka Kuusalu rahvamaja ehk klubi või kultuurimaja vastavalt sellele, kuidas keegi teda nimetas. Ja taasiseseisvumise ajal on ta jälle ikkagi Kuusalu rahvamaja ja Kuusalu valla ja Veljo Tormise kultuuriseltsi vahelise lepinguga haldab selts seda maja 2004. aastast. Me oleme olnud tõenäoliselt vallale head partnerid, me oleme kirjutanud siia erinevaid projekte, et seda maja natukene parendada.
ja meie inimesed on oma algatuste ja ideedega alati olnud siia majja oodatud. Meie maja külastavad erinevad teatrid, kes annavad oma etendusi siin, meil on erinevad kontserdid. Meie maja on ka, ütleme, oma suure saaliga partneriks Hugo Lepnermaa Kuusalu kunstide koolile, kes oma kevadkontserte ja hindamisi ja jõulukontserte tavaliselt meie majas ka teeb. Ja loomulikult on erinevaid tähtsaid sündmusi Kuusalu rahvamajas alati peetud, olgu selleks siis valla sünnipäevad või vabariigi aastapäeva tähistamised, ka inimeste peod ja juubelid on väga oodatud, et meie Kuusalu rahvamaja saab ka rentida. Täna lauritsepäeva laupäeval, 9. augustil alustasime Kuusalu rahvamaja 120 tähistamise ja nagu te kuulete, võib-olla ka siin kusagil taustal midagi natukene müriseb, et meil on Kuusalu lauritsepäeva piknik ja homme, 10. augustil on Kuusalu rahvamaja sünnipäev. Et sel aastal me küll peame rahvamaja sünnipäeva tänase piknikupäevaga, et teeme peo iseendale, lustime tõeliselt, kuid 10. oktoobril me saame siin kokku, peame Kuusalu valla sünnipäeva ja sööme ka tõenäoliselt